tulemast Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli podcasti Õendus nähtavaks. Täna teiega olen mina, Aleksei Kaidenko, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud ning Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse liige õendusjuht. Koos meiega on saatejuhiks Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õendusõppetooli juht Kristi Puusepp ning meie külaline, kes on täna meil külas. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Teele Paga. Tere! Tere! Kindlasti teid huvitab, mis teema on täna meie laua peal. Aga ütlen ausalt, et minu jaoks on väga huvitav teema, kuna mina olin kindlasti umbes 20 aastat tagasi seisukohal ehk õenduses see õppevorm ei sobi mitte kuidagi. Et õendus peab ikkagi õppima elavate inimeste peal ja ikkagi kindlasti sobib ainult sinna lennundusse või kuskilt merelaevandusse, kuskilt seal võib simuleerida paljud soovite, aga tervishoius mitte kunagi. Aga täna ma tõesti tunnistan kõigedele kuulajatele, et ma eksisin. Tänane teema on simulatsiooni õppe õeõppes ning eksperdiks palusime Teele Paga. Teele, räägi, mis asi on simulatsiooni õppe õendusõppes? Tore, et kutsusite mind, aitäh! Räägin hea meelega. No simulatsioonõppe on põhimõtteliselt ju reaalsuse imiteerimine meie enda keskkonnas siin, kui me räägime meie õeõppest, võib simuleerida igal pool. Ja niimoodi ongi võimalik üliõpilastel harjutada erinevaid olukordi, millega nad päris elus kokku võivad puutuda, aga turvalises keskkonnas, turvaliseks nende jaoks, aga tegelikult turvaliseks ka patsiendi jaoks, sest et võib-olla esimene harjutus ei peaks olema päris inimese peal. Kui vana üldse on simulatsiooni õppe maailmas? Kui mitu aastat üldse tegeletakse sellega? Ja kus see sai alguse? See on küll hea küsimus. Et ma ei oska sulle tegelikult ajalooliselt täpselt öelda. See on väga pikk protsess olnud, et ma arvan, et see on julgelt 100 aastat. Simulatsioon on arenenud. On ju olnud selline natukene üksteise peal harjutamist, siis natuke läbimängimist. Ma arvan, et kuskil 60-ndatel läks see tegelikult rohkem käiku. Siis hakati pigem Ameerika maal vaatama, et kuidas lennunduses on õpetatud, kuidas sõjaväes on tehtud ja on liikunud see tervishoidu ka. Esialgu tegelikult ju õpetasid pigem igasugused nende simulatsioonnukkude tootjad. Me teame neid elustamise nukke ja üht-teist veel ja siis need samad müüjad tegelikult õpetasid välja, et kuidas võiks umbes simulatsiooni läbi viia. Aga nüüdseks, tänapäevaks, ja ma ei mõtle nüüd nagu viimaseid aastaid, aga võib-olla viimast 10 aastat vähemalt on see simulatsioonõppe kujunenud nagu täiesti eraldiseisvaks õppemeetodiks, täiesti eraldiseisvaks erialaks, mis seda varem ei olnud. Ta oli üks õppemeetod küll, aga nüüd ta on nagu palju laiem ja palju sügavam ja nagu palju nüansirikkam. Need olid võib-olla, nii nagu ka Teele kirjeldasin, et 60-ndad, 70-ndad ja võib-olla isegi ka varem, eks ole, sellest üksikud vahendid, mida tegelikult võib-olla tol ajal ka ei nimetatud otseselt, et on simulatsiooni vahend, vaid ta oli abivahend, mis aitas siis õppijal õppida ja õpetajal õpetada. Mina mäletan seda läbi torgitud käsi, kus olid 2 toru sees, mille kaudu me siis, mina veel õppisin sellel ajal, kui klaassüstlat kasutati, siis võtsime niimoodi vereproovi sellest õnnetust käes, sellepärast oli tõesti läbi torgitud tuhandeid ja tuhandeid nõelatorke. Just, aga mis on arenenud see simulatsiooni meetod kui selline, et õpetamismeetod, kuhu siis ka teadlikult nii-öelda kaasatakse õppija, seal on protsessis
õppejõud või õpetaja ja see õppevahend. Ärme nagu lähe veel võib-olla selliseks keerulisemaks, kus täna on kõrgtehnoloogilised ja mida kõike nad oskavad teha ja on selline kontrollitud simulatsiooni-keskkond, kus saab teatud aga miks ka mitte, aga aidake kuulajale seda kujutada ette, seda pilti. Aga räägime alguses nagu nendest mitte põhimõtetest, vaid nendest lihtsamatest vahenditest, mis aitavadki, on need käed või ka süstimiseks olid, sa kindlasti ka mäletad, ja tuhara lihase mulaaž, eks ole, aga tänaseks on sinna juurde tulnud ikkagi väga tugevalt see metoodika, et kuidas õpetada selle üksikvahendi peal, mis käsi on käsi, see ongi ainult käsi, see ei ole koos selle nugu muude, jah, ei ole seal torsot, ei ole seal pead, eks ole, ongi ainult käsi. Ja siis on juba need keerulisemad, milleni me kindlasti ka tänase saate jooksul jõuame. No ma ka nagu ütleks nüüd vahele, et tegelikult meil on need osalised mulaažid või partial mulaaž, kui ta nagu inglise keeles on, aga tegelikult me ei räägi siis simulatsioonõppest, me räägime praktilisest harjutamisest, et õppemeetodina simulatsioon ikkagi eeldab seda, et teoorias on õpitud, praktikumis on läbi harjutatud ja nüüd see simulatsioon on midagi sellist, kus ma saan nii oma teoreetilisi teadmisi kui neid praktilisi oskuseid ühes kohas ja turvaliselt kokku panna. Nii et simulatsioon nagu lihtsalt enam nagu me kõik oleme õppinud, et lihtsalt võtan selle kummist käe ja võtan sealt verd, see ei ole see on ikkagi see sama praktiline läbiharjutamine. Aga ilma selleta sa ei jõua selle olukorra läbi mängimiseni. Jah, et see on ikkagi oluline, aga simulatsioon on nagu lisakiht pigem, mis oleks nagu, hüppan nagu hoopis teise teemasse, et simulatsioon isegi võib tegelikult praktikat osaliselt asendada. Et simulatsioon tõesti on nagu selle teooria ja praktilise õppe nagu selline loomulik jätk natukene, et neid oskuseid kinnitada, neid paremini mõista, enda jaoks mõtestada ja nagu näha seda tervikpilti, et siis me nagu paneme nendest väiksematest osadest palju suurema terviku üheks korraks kokku. Et see võib-olla on see simulatsiooni nagu mõte, et mitte ainult ka see läbitegemine, tegelikult simulatsioon ju eeldab seda, et me ise valmistume nii pikalt ette, siis me valmistame neid üliõpilasi ette sellise pre-briefinguga, häälestamisega, siis on jah see harjutus 10-15 minutit, aga siis läheb tegelikult see simulatsioon edasi oma kolmandasse etappi, mis on see debriefing ehk et järelarutelu, reflektsioon, tagasiside, mis kusjuures peaks olema kõige pikem etapp, et mitte ainult see läbitegemine, vaid just ka selle mõtestamine ja analüüs on selle õppemeetodi juures väga olulised. Et pigem simulatsioon nagu võtab selle kokku. Aidake kujutada ette meie kuulajatele, et üleõpilane tuleb simulatsiooniõppele. Mis asi see on, et kuidas see on, et kas ta istub kapslisse kuskilt ja võtab joystick ja siis lendab mööda Marsi, Jupiteri ja nii edasi või mis asi on? No meie keskkonnas Marsil ei lenda, kusjuures virtuaalsimulatsioone ka õenduses on olemas, et COVID-i ajal nad tulid. Praegu ikkagi meie teeme oma simulatsioone siin simulatsioonikeskuses, sest ilmselt teist nii suurt ja võimast keskust võib-olla Eestimaa peale üldse ei leidugi, et ruumi ja võimalusi on palju. Ja kui me lõpuks jõuame üliõpilastega simulatsioonikeskusesse, meil on ette antud kellegi teise poolt, aga ise õppejõuna ma olen juba mõelnud välja mingisuguse teema. Ma olen välja mõelnud selle õpi väljundi, kuhu ta tahab jõuda, need hindamiskriteeriumid, need, mida ta peaks siis simulatsioonis võib-olla näitama mulle, kuidas ta hakkama saab. Ja siis olen välja mõelnud mingisuguse stsenaariumi. Ehk et ma lähen sinna tegema, laskma neil midagi demonstreerida, mida nad tõenäoliselt juba peaksid oskama, nad ei ole saanud võimalust seda teha. Ehk teoorias on neil see taust olemas. Ja siis, kui see ülesanne on valmis, siis me lähemegi sinna. Ma võivad näitan neile töövahendeid, sest et selleks, et hästi üks simulatsioon reaalselt toimiks, nad peavad tundma oma töökeskkonda, nad peavad tundma neid vahendeid, nad peavad teadma minu ootuseid ja seda simulatsiooni eesmärki. Üliõpiline muidu ka loomuomaselt tahab ju nõuetele vastata, ehk et ta peab teadma, kuhu me tahame jõuda tunni lõpuks. Kui ta seda kõike teeb, siis küll meie suurte rühmade puhul ei saa kõik läbi teha, me valime välja mingisuguse pundi üliõpilasi
tihtipeale me valime nii, et kes ei ole saanud varem osaleda või on vähem saanud, et palun, tulge. Tihtipeale tajuvad seda just nagu võimalusena siis ennast proovile panna ja siis me läheme sinna simulatsioonikeskusesse juba ainult selle pundiga, kes selles harjutuses osalevad. Küll meil on kõrgtehnoloogilisi mulaaže, aeg-ajalt meil on tegelikult kaasüliõpilane patsienti mängimas, lähtuvalt sellest, mida me tahame saavutada. Ja siis me juhendame ka üliõpilast, et mis tema peab hakkama seal tegema, kas ta peab seal mingisuguse suhtlusetappi ära kandma, kas ta peab mingi toimingu tegema, kas ta peab midagi ära hindama. Ja siis see mäng hakkab pihta. Kannatanul, patsiendil, selle nukul, me ei tea, mis see võib olla, on oma roll, oma mingisugused vimkad seal sees tõenäoliselt ja siis on need tavaliselt 2 või 3 kaupa üliõpilased, kes seda situatsiooni siis lahendavad. Tavaliselt on need küll üsna elus ette tulevad juhtumid mingisuguse väikse kiiksuga. Kas ikkagi patsient on natukene rohkem tahab teada, küsib väga palju, kas seal tekib mingit allergilist reaktsiooni, kas kellelgi on ootamatult kuskilt valutama hakanud, no mingi vimka seal sees peab olema, millele tähelepanu midagi oleks, sellist, et oleks ikka midagi pärast arutada ka. Ja siis see kestab 10-15 minutit, et lahendavad selle situatsiooni, kui nad ka ei lahenda, sest et aeg-ajalt juhtub, et seal kaamera ja mikrofonidega jookseb see mõtte täitsa kinni. No eks meil siis ka ju instruktor saab mängida vahepeal mööda minevat kolleegi, kes küsib, et kas teil on abi vaja, et lahendame selle kuidagi jooksvalt. Ja kui see ülesanne on tehtud, mis iganes tulem tahtsime siis saavutada, on saavutatud, siis me lähemegi selle rühmaga üheskoos ja hakkame arutama selle üle. Kõigepealt võib olla siis korraks laseme selle emotsiooni välja, siis kronoloogiliselt kordame üle, et mis see situatsioon oli, mida te nägite, mida te tegite ja siis võib hakkame natuke süvitsi minema, et miks mingi asi võis niimoodi minna, nagu ta läks. Kas see oli nagu parim valik, kas seal oleks saanud mingeid muid alternatiive leida. No, arutelu ja see iga kord läheb natuke teistmoodi, sest et rühmad on erinevad, inimesed on erinevad, situatsioonid on erinevad. Kas või see, et kas me teeme hommikul tundi või päeva viimasena seda tundi, see kõik natukene mõjutab. Aga laias plaanis see mõte on meil alati see, et ikkagi läheme selle arutelu peale, aga aeg-ajalt õppimine toimub selles viimases etapis. Mitte nende simulatsiooni vahenditega toimetamisel või selle läbitegemisel, selle stsenaariumi läbimängimisel, vaid selle mõtestatuse käigus, eks. Absoluutselt, sest et see oskus on neil juba selles praktikumis selle osalise mulaažiga saavutatud. Nüüd nad panevad selle lisakihte peale, mõtestamaks kogu seda tegevust väga laias plaanis. Koos suhtlemisega. Mis toob mind järgmise teemani, mul lihtsalt tuli praegu meelde, et me rääkisime alguses, et meil on tõesti need kõrgtehnoloogilised mulaažid ja uskumatud võimalused lihtsalt, siis üha enam liigutakse praegu õenduse simulatsioonides standardiseeritud patsientide peale. Ehk et mitte kaasüliõpilane ei mängi, vaid on palgalised inimesed, kes mängivad standardiseeritud patsiente. Sest et jällegi, miks need mängud vahest lähevad ühtemoodi, vahest lähevad teistmoodi. Annan üliõpilasele ka selle info, et sina oled patsient, palun ole nii, pole naa. Siis hakatakse teda simulatsiooni käigus küsitlema. Ja ta risti vastu vastab ja ta ei anna neid märke, mida ma ootaks, et ta nüüd annab, et üliõpilased saaks sealt kinni naksata, vaid tal ka läks mäng oma soodu, et tegelikult see standardiseeritud patsiendid on need, mis on nagu see uus tase, et just, et ja need osalised mulaažid, et verd võtta või midagi on ka seal voodis või kus iganes lähedal, aga tegelikult suhtleb siis ikkagi päris inimene üliõpilasega ja et see jutt oleks igas tunnis ühesugune. Et kõik rühmad läbiksid seda simulatsiooni ühtemoodi, siis on need standardiseeritud patsiendid need, kes nagu tagavad selle ühtlase kvaliteedi. Ma saan aru, et ka standarditud õenduskeel on viinud standarditud patsientideni või peaaegu jah. Nii, et aga siin koha peal ma võib-olla küsiks, mis te arvate, et ma isegi kaasan oma kaasautorit vestlusesse rohkem, sellepärast Kristi on tegelikult, mis siin salata, Eesti suurima simulatsioonikeskuse rajaja ja eestvedaja ja kindlasti ekspert. Et seetõttu ära hoien tagasi ja tule siis aktiivselt meie vestlusringi koos teelega. Et
aga kui suurt ettevalmistus vajab õppejõud selleks, et võtta kasutusse seda meetodit ja kasutada igapäevaselt? No selleks on eraldi väljaõppe ja meie õppejõud on ka käinud väga erinevatel koolitustel, nii siin Eestis ka nüüd on tekkinud võimalused, ka on Eestis siis simulatsiooni õpet võimalik läbida. Alles eelmine nädal oli siin meie majas üks selline kursus, aga ma ütleks, et pooled meie õppejõududest on välismaal siiski saanud väljaõppe selle kasutamiseks. Aga ma tahan ühe teise asja juurde tulla, ma tahan selle juurde tulla see küsimus, mis sa alguses ütlesid, et rääkige ja kujutage ette, et mis see simulatsioonikeskkond ja simulatsioonikeskus, me ise nimetame siin struktuuris seda ikkagi simulatsiooni-keskuseks, et ta põhimõtteliselt on üles ehitatud ja loodud selliselt, et nagu haigla ja haiglapalatite põhimõttel. Iga see palat on omaette siis sellise ühesuguse võimekusega, tähendab kõik palatid on ühesuguse võimekusega. Meil on seal peaaegu ühtemoodi ja üks ja sama arv patsiente, need on 4 palatid. Paar palatit on ka natukene suuremad ja paar on väiksemad, aga sisuliselt jah, siis igas selles palatis saab üks õpperühm õppida ja sinna on loodud tingimused ka eraldi sellise tööpinna ja nagu vanasti oli protseduurituba, eks ole, et me oleme nagu ta viinud sinna ühte sellesse ruumi palatisse, et ei pea sealt otseselt välja liikuma, aga on võimalik panna ka need palatid ühtselt tööle ja toimima lausa osakonnana. Eraldi on ka veel siis õepost, aga need on sellised üksik ja arvad juhud, kus me siis selliselt läbi mängime. Ja ma lisan omalt poolt, et mina tulin 2015 aastal siia majja tööle ja tegelikult see on ka see aasta, millal nagu see simulatsiooni-keskus tegelikult ametlikult avati, et neid kõrgtehnoloogilisi simulaatoreid oli juba varem olemas ja eks seda simulatsioonõpet mingis mahus tehti ka varem, et need on alati ju kuskil maal ja kuskil mahus tehtud, aga selliselt teadliku rakendamisena vähem. Ja siis tegelikult oligi, et värske õppejõuna ka suurt midagi ju ei tea, öeldi, et siin on simulatsiooni-keskus ja palun õppejõud tehke ka oma ainetes simulatsioone. No kus me siis alles simuleerisime. Õnneks küll mina õpetasin intensiivõendus, see on selline üsna actionit sisaldav õppeaine, nii et seal sai üht-teist teha ja me tegime näiteks elustamisel simulatsiooni ja kohe jupp aega tegime seda. Ja jõudsime isegi sinnamaani, et jah, et tegelikult oli küll kirjandust, küll meil on näiteks mõned teadusajakirjad, mis meil ka koolis on kohapeal käivad siin, et ta on füüsiliselt minu meelest meil olemas, et lugege sealt ja raamatuid oli mitmeid ja nagu midagi sirmid, aga sa nagu tõlgendad seda nagu natuke omas kastmes ka, sest et seal on nagu mingi kogemus enda elust ja siis sa nagu teed midagi ja siis sa loed. Ja siis, kui me lõpuks jõudsime oma esimesele välismailsele koolitusele, kas 2017, siis küll läksid need silmad hoopis teistmoodi lahti, et seal oli nagu töötav simulatsioonikeskus, selles suhtes nemad tegid oma koolituse hoopis väljaspool maja, nad käisid pigem oma vahenditega haiglatest näiteks koolitamas ja kui standardiseeritud seal oli, kui organiseeritud see kõik seal oli. Meil ei olnud siis veel simust sellist perenaist, nagu meil praegu on, kes alati kõike jälgib, et ta teab, kus asjad on, mis seisus meie tehnika on. Meil on tehnika jaoks eraldi spetsialist nüüd jällegi simus, 2 inimest juba töötab seal. Aga siis meil ei olnud selliseid asju. Ja see nagu avas silmi, et kuidas ühte simulatsiooni-keskust kui sellist võiks nagu manageerida ja üldse, et mida seal simulatsioonis tehakse. Et näiteks ka, et meie siis kasutasime videokriitikat ja oligi, et filmisime oma juhtumeid ja siis pärast näitasime üliõpilastele, mida tol ajal ka teaduskirjandus ütles, et see on üks väga efektiivne meetod tagasiside andmiseks. Tänapäeval on seisukoht, et see pigem on karistus. Keegi ei taha ennast kaamera pealt vaadata. Et see nagu on ajas muutuv tegelikult nii ehk naa, aga selleks, et päriselt simulatsioonis ikkagi olla osav simulatsiooni läbiviimises, see vajab koolitamist ilmtingimata.
no tegelikult kõik need võimsad simulatsioonikeskused, mis on lennunduses ja merelaevandus meil TalTechis on kõik, et noh, me oleme kindlasti näinud televisioonis ja kujutame täitsa ette ja kui ma ei eksi, ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli simulatsioonikeskust on ka filmitud ja saadet on tehtud sellest, et kuulajad kindlasti huvi korras võivad ka internetis sirvida ja otsida need videolõigud ja oma silmaga näha ka, milline kaasaegne keskkond on meie simulatsioonikeskuses Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Aga siin koha peal ma võib-olla võtaks üliõpilase vaade, et kas üliõpilane peab ka saama väljaõppe selleks, et õppida simulatsiooni õppe. Ettevalmistuse, teile sa oskad sellest rohkem rääkida. Võib-olla väljaõppe, kui selline ei ole vajalik selles suhtes, et nagu pigem tuleb ära unustada, et sa oled kuidagi vaatluse all või et sest me kasutame kaameraid ja mikrofone jätkuvalt, sest meie õpperühmad on suured ja need, kes ei osale simulatsioonis, istuvad meie nii-öelda debriefingu alal ja vaatavad olukorda ja seetõttu ongi need mikrofonid ja kaamerad sellele vaatamata kasutusel, lihtsalt üliõpilane ise ei pea pärast ennast vaatama. Aga et see tahab ikkagi julgust ja eneseületust, olles ka ise simulatsiooni koolitustel siis simulatsiooni sattunud, siis see on ikkagi hoopis teine tunne, kui õppejõuna seda juhendada. Aga ma arvan, et kui juba maast madalast ja esimesest kursusest saadik üliõpilastele nagu positiivses võtmes seda simulatsiooni näidata ja seda kogemust anda, siis see ei ole nagu ekstra mingisugust väljaõpet või ettevalmistust ei vaja. Küll aga seda, et see simulatsioonil on omad reeglid, ehk et me peame olema seal turvalises keskkonnas, konfidentsiaalsus on seal oluline, austame üksteist, me oleme heatahtlikud ja noh, kõik need reeglid, simulatsiooni õppel on oma eetika kusjuures. Seda kõike tuleb jälgida. Ja ma arvan, et siis ja õppida just nimelt ka õppejõul, et see ei ole, et lähed tegema, eks ole, simulatsiooni ilma ettevalmistamata. Just, et seda aga kas, ei saa lubada. Mis teie praktika näitab, kas on üliõpilasi, kes on keeldanud osalema simulatsiooniõppes? Ma arvan, et meil on olnud küll üliõpilasi, kes ütlevad, et ma nagu tõesti ei taha minna ja noh, eks see on õppejõu meisterlikkus, kuidas ära motiveerid, et sõltuvad olukorrast, siin ei saa öelda, et jah, ikka pead minema, pisarad silmis, aga mine. Et ta ei tohi olla nagu karistusmeetod, sest me ilmselt sellega ei saavuta mitte midagi. Et kui te ei ole valmis mingil põhjusel kõige nende 4 või ütleme 20 inimese ees midagi etendama, no laseme tal siis olla, aga me saame teda ju pärast arutelus ikkagi kaasata. Nagu Kristiga me enne ütlesime, see debriefingu etapp ehk et selle tegevuse järgne arutelu on pigem simulatsioon õppes see, kus päriselt see teadmiste omandamine toimub, siis sinna on võimalik seda üliõpilast ikkagi kaasata. Aga noh, ütleme väevõimuga või pisar silmi, meil ei ole mõtet kedagi sinna saata. Et noh, selles mõttes me leiame alati igale üliõpilasele selle rolli, kus talle nagu sobib kõige rohkem osaleda. Mõni tahab olla patsient, alati patsient ei saa olla. Mõni ütleb, et ta võiks minna küll, aga ta ei taha üksi minna. Noh, üksi me ka ei sunni minema, aga me võib-olla võimaldame, et vali endale siis see, kellega sa julgeksid siin nüüd minna maailma vallutama, et sõltub. Päris keeldunud ei ole, aga natuke sellist vastakust aeg-ajalt ikkagi on, sest see on natukene hirmus. Eriti esimesed simulatsioonid. Ja, kuidas nad võtavad vastu tagasiside? Kui see võib-olla ei ole kõige hea ja positiivne no see nende ongi see sama asi, mille jaoks instruktoriks või selleks nii-öelda metoodika, ma ütleks valdajaks, õpitakse, et see väljaõppe õppejõule on äärmiselt oluline, et ta noh, oskaks seda kasutada ja oskaks seda selliselt kasutada, et kõik võidaksid. Sest noh, see sama asi, et võib-olla kõigile ei sobi ja kes ei taha ühte rolli mängida ja kes ei taha teist rolli mängida. Ja kogu selle protsessi juhtimine on ikkagi suur asi, mida õppejõud teeb. Ja mitte ainult, eks ole, selle nii-öelda metoodika koha pealt, aga selle metoodika sees on ka see, et oleneb nüüd sellest stsenaariumist, mida kasutatakse. Et mitte kõik
stsenaariumid ei lõpe õnnelikult, eks ju, et meil on ka selliseid, nii nagu eluski, et on ka selliseid stsenaariume ja olukordasid, kus me püüame abi anda, aga lõpptulemus on siiski kurb. Ja kuna simulatsioon tänapäevaselt võimaldab nii palju sellist elulähedust, ka need simulatsiooni nukud on läinud nii tõetruuks, et selle olukordade läbimängimise ajal võib tekkida see reaalsustaju kadumine, et sul ei ole mitte see nukk, vaid ongi päris patsient, eriti kui meil on lapsnukud ja nendega midagi juhtub, siis see valmisolek ja ettevalmistus nende olukordade puhul on kõik õppejõu õlgadel, tema juhtida ja kui seal ka emotsionaalselt ja teinekord ka vaimselt võib olukord minna siis juba üliõpilaste puhul või õppija puhul natukene käest ära, siis õppejõud oskab metoodikaid, mis aitavad ta tuua nii-öelda sinna rahuolekusse tagasi, et need protsessid on pikad, see võib kesta 10 minuteid või teinekord mõnel juhul võib see olla ka seal mitmeid tunde, eks ole, aga need on erandolukorrad siis muidugi. Ma ka lisan lihtsalt nii palju tõesti, et see küsimus oli ju tagasiside kohta, et see debriefingu etapp võtabki kokku ju selle, et nii tagasisidega kui see arutelu. Aga see tagasidet ei pea ütlema nii, et siin tegid valesti, seal vaata, kus sa käed on, mis sa nüüd siin mõtlesid, eks ole, vaid et pigem tulekski sinna mõtete taha pääseda, et me märkasime, et sa ei teinud. Aga miks sa ei teinud? Võib-olla tema peas oli see hoopis väga selge mingi loogikaga, et ta just ei taha sekkuda või ta ei tee seda, sest et ja see võib olla täiesti adekvaatne põhjendus tegelikult, mida kõrvalt vaata ja kohe aru ei saa. Nii et tagasisidet tuleb anda ja võib-olla tuleb need küsimusi tõstatada seal, et miks sa nii tegid või miks see valik selline nüüd oli või et see ei ole parima praktika järgi, nüüd võib-olla kõige targem otsus, aga me tahame seda põhjendust tegelikult inimeselt. Ja kui see põhjendus on vale, siis me peamegi nii kaua seda asja arutama, kuni me jõuaksime ikkagi sinnamaani, et kuidas oleks võinud paremini seda olukorda lahendada. Me lähtume ikkagi tõenduspõhisest meditsiinist ja tõesti simulatsiooniõppe on selleks väga hea vahend kõik need niinimetatud kokkulepitud reeglid läbi mängida ka praktikas, aga siin koha peal ma küsiks, et mis te arvate, et kas simulatsiooniõppe võib asendada praktikaõppe tervishoius? Ma alustan äkki sellest, ei tea, mis Kristi sellest arvab, ma just enne ütlesin seda, et teaduskirjandus näitab, et saab asendada. Ja hiljuti lugesin tegelikult selle kohta, et mõnel pool, eriti kus minnakse, jällegi artikkel Ameerikast, jällegi süsteemid natuke erinevad, et nii üks ühele ei saa ka kõike võtta. Aga et üliõpilasel on õpiväljundid, oma praktika eesmärgid ja kui neid praktikabaase ei ole piisavalt, ta läheb kuhugi kohta, kus ta ei saa neid asju teha. Siis üliõpilasel ei lasta kõiki neid asju teha. Või et ta peaks iseseisvalt midagi seal nõustama või ütlema jällegi ühe baaspädevus meil praegu siin nõustamine ei ole, aga ütleme õpetada kasvõi, et õpetada patsiendile režiimi jälgimist. Siis praktikal ta ei saa seda üksi tõenäoliselt teha, sest juhendaja kondab tal sabas. Jah, mulle ka meeldiks patsiendina, et igal juhul keegi kontrollib, et see üliõpilase jutt on ka adekvaatne, mida mulle räägitakse. Aga üliõpilane ei saagi seda kogemust, et iseseisvalt seda teha. Ta saab küll kogemus, kuidas see võiks olla tehtud ja ta on järelvalvatud, aga simulatsiooniõppes selgelt annab selle võimalus, et ta saabki neid asju iseseisvalt proovida, seda enesekindlust kasvatada, saada sellele ka tagasisidet õppekeskkonnas, et võib-olla juhendaja ka ei taha midagi öelda või kommenteerida, ütleb, läks meil täitsa hästi. Aga kui me simulatsiooni teemegi selle mõttega, et süveneda nüüd selle üliõpilase suhtlemisoskusesse või õpetamisoskusesse ja siis see pärast üksipulgi natuke ka lahti arutada, selgelt see asendab natukene praktikat ja jällegi, et kui praktikabaasi on vähe, selliseid patsiente on vähe, siis läbi nende standardiseeritud patsientide me saame külluslikult neid olukordi siin simuleerida, millega ta võiks praktikal kokku puutuda, aga parasjagu ta ei pääsenud sinna lihtsalt. Saab siin.
Aga no ikkagi mina isiklikult arvan, et vaevalt ta saab 100%. Ei, seda kindlasti mitte. Aga mingi osa kindlasti. 100% ei saa, aga ongi teatud olukorrad, see ei ole võib-olla nüüd kõige parem näide, aga piltlikult öeldes näiteks meie kõik õenduse üliõpilased saavad simulatsioonis ühe sünnituse praktikumi, mida päris elus väga vähesed meie üliõpilased ju, õendusüliõpilased satuvad kuskile sünnitusosakonda praktikale, sest lihtsalt sünnitusosakondasid on vähe. Just, et ämmaemandad peavad ka kuskil õppima. Ja kuna õdesid on nii palju lihtsalt, nii Tallinnas kui Tartus kokku, siis igal kursusel 700 Eestis ei ole võimalik kõikidele õendusüliõpilastele sünnitust päris elus tagada, eks ole. Sünniarvu langust Eestis, siis meil on 11 000, see aasta 10 000 pluss oli eelmine aasta. Ehk selles mõttes tõesti seda. Ja, aga nad kõik saavad ka need meie regionaalsed rühmad, kes siis on väljapool Tallinnat õpivad, et nad kõik käivad Tallinnas seda simulatsiooni siin läbi tegemas ja see annab kahtlemata juurde neile selle võimaluse, ma ei tahaks seda nüüd siin enesekindluseks nimetada, aga kui peaks päris elus juhtuma kuskil külas või ka metsa vahel, et on vaja abi anda, siis väike teadmine sellest, et kuidas ja millele tuleks tähelepanu pöörata. Ja, ma siin koha peal võib-olla võtan otsad enda kätte ja kommenteerin 2-3 viimast käiku välismaa haiglatesse. Et üks oli Viini haigla 6 aega tagasi, aasta tagasi oli Montrealis ja vahepeal ma käisin ka Saksamaal, siis kõikides kaasaegsetes haiglates on haiglakeskkonnas on kohustus simuleerida praktilist tööd ning Montreali kliinikumis oli 5-korruseline simulatsiooni-keskus 40 palatiga, praktiliselt opitoaga, intensiivravi osakonnaga. Neil oli see ruum, kus oli nende standarditud patsientide riided juba mingi üle 100 ruutmeetri, kus mängitakse läbi kõik need standarditud situatsioonid, alates patsiendi vastuvõttosakonda, teatud protseduurid, sekkumised ja see on nagu õppetöö osa töökohal, kus haiglas on teatud checklist, mida juba töötav õde peab läbima selleks, et tagada standardiseeritud teenuse kvaliteet, et eriti meeskonnamängud, kus siis nad terve meeskonnana lähevad simulatsiooni juurde ja mängivad läbi, kuidas ühe või teise patsiendiga käituda EMO-keskkonnas, OPI-keskkonnas ja võtan, et näidati näiteks Montrealis väga huvitav sketš, mida mina nagu üldse ei tuleks selle peale, aga nendel on see probleemiks ja nad käivad seda niimoodi läbi, on sünnitustuba, kus on siis naine sünnitab ja samas toas on narkojoobes mees. Ja ta sellest narkojoobest võib öelda, et ta on marihuaani mõju all,
kanepi jah, mõju all, sellepärast see on legaliseeritud narkootikum Kanadas ja siis tervishoiutöötajatele antakse selline simulatsioon, et nemad peavad toime tulema sellise häiriva mehega, sünnitava naisega, siis laps on ka seal mingi probleemne ja kõik. Ja me lihtsalt nägime, kuidas mitu meeskonda tuli seda oma tööaja, keset tööaega, neil oli ette nähtud tund aega, nad tulid, tegid seda simulatsiooni, läksid valvesse tagasi. Et selles mõttes, et põhimõtteliselt siin ongi nii, et kui üks ilus päev ka Eesti haiglates jõuab see simulatsiooni õppe, siis siin ei olegi teist teekonda, kus tervishoiukõrgkoolis nad alustavad sellega ja siis nende jaoks ei ole see midagi uus, õdede jaoks, arstide jaoks asi, et nad jätkavad seda ka kliinilises keskkond. Noh, selles mõttes, et tegelikult meil on siin meie endi haiglatega, Tallinna haiglatega hea koostöö ja ongi, käiakse osakonniti ka meil siin harjutamas, et viimane selline harjutus oli näiteks Põhja-Eesti regionaalhaigla EMO, kes siis oma töötajatega siin oma selliseid tavapäraseid, või mitte tavapäraseid, just nimelt vastupidi, mitte siis iga päev ette tulevaid olukordasid läbi mängisid. Lääne-Tallinnas on sünnituses oma simulatsiooninukud. No mina jah, võib-olla olen tagasihoidlik, aga tegelikult häbeneda ei ole midagi, et Lääne-Tallinna keskhaigla simulatsioonikeskus on eeskujulik just vastsündinute ja neonataal ja ka naise elustamise ja kõik need väga vinge 10 aasta kogemusega keskus, mis tegelikult koolitab üle Eesti sünnitusmajad meeskonna töö põhimõttel siis ämmaemandatel ja günekoloogidel toime tulla nii naisega kui ka vastsündinutega ja nii edasi, et see tegelikult on väga populaarne ja aktuaalne, meil on pikk järjekord simulatsioonikeskusel, kus nad üle Eesti käivad ja simuleerivad. See on tõesti selline väljakutse sellele meeskonnale, kus mängitakse läbi kõik, kus on käed, jalad, pead koos. Ma tahaks veel korra tagasi tulla selle tagasiside juurde, et seda ei pea nagu kartma, sest simulatsiooni üks eesmärk on ka see niisugune piiride kompamine, et kus koha pealt õige tegevus läheb üle valeks tegevuseks. Päriselus seda teha ei saa, et seal vale tegevus maksab kohe kätte. Ja meie keskkonnas võib eksida, see on lubatud ja sellest karistada ei saa. Ja ma selles mõttes oma elus igasugused olukorrad ette tulnud ja ma mäletan, kus me mängisime ka koos üliõpilastega ja ma olen neile teadlikult valet doosid andnud, et ütlesin, et manustage siis 10 milligrammi adrenaliini. Ja siis ongi, et üliõpilane, kes mõtleb kaasa, ütleb, et oot, aga me õppisime, et tuleb ühe kaupa teha, aga miks te ütlete 10 või on ka üliõpilased, kes ütlesid ja 10 milligrammi adrenaliini on tehtud. Nii et mis nagu kohe viib sinna, et kuule mõtle kaasa, mis sa teed, kuidas sa teed, aga ja nii edasi. Teid kuulates siin tekkis veel see mõte, et mida võiks nagu välja öelda just, et ega see simulatsioon kohati nagu õnnestubki paremini, kui seal tekivad mingid vead sisse, sest see ongi see, mille najalt saab seda teavet ja nagu arutelu pärast kasvatada. Et midagi läks untsu, aga turvalises keskkonnas ja ka nii, et inimene ei pea tundma selle pärast
häbi või ei saa kuidagi karistada, vaid lihtsalt juhtus nii ja nüüd me saame arutada nende põhjuste üle, et kuidas tulevikus seda vältida. Ja üleüldse, et ega simulatsioonis, kui midagi läbi harjutada, et võib ka paralleele lihtsalt eluga tuua, et juhtub mingi ootamatus, ei peagi olema mingisugune patsiendi olukord, aga lihtsalt ootamatus. Lahendad selle kuidagi, lähed edasi ja pärast õhtul kodus mõtled, et seda oleks võinud ikka hoopis teistmoodi teha, et tegelikult ikka väga hästi ei õnnestunud. Simulatsioon annabki selle hetke, et ma saan seda kogeda, oma kõiki neid oskuseid võib-olla rakendada. Ja tuli, kuidas tuli, aga see jääb su pähe kuhugi elama, see läbi kogetud ja tegelikult aju genereerib ju uusi lahendusi, et mis veel oleks võinud olla, kuidas veel oleks võinud olla ja just, et kui töökohas harjutatakse, et kõik töötavad spetsialistid ju, mis seal siis harjutada, aga tegelikult ongi ju kogu aeg harjutada, et lihtsalt veel paremaks oma mõtlemises ja oskustes saada ja mingeid uusi nüansse võib-olla avastada, mida ei teagi, et kuidas sa teed seda ja siis, kui keegi kõrvalt juhib tähelepanu sellele, siis mõtled, tõesti, aga miks nii? Arutame. Just. Ühelgi situatsioonil ei ole ju seda ühte ja õiget lahendust, et neid on tohutult palju, et võib mõni lahendus minna lihtsalt käest ära ja seal on nagu vale tulemus, eks ju, aga õigeid on palju. Samamoodi on ka muidugi valesid palju, aga eks tuli veel see mõte meelde, et kuidas me nüüd üliõpilasi ette valmistame, et eks me läheme ju nagu järk-järgult, et tegelikult see õige simulatsioon võib-olla sobikski natuke paremini sellist töötavasse keskkonda, ehk et töötajatel on juba väga head kliinilised teadmised, et kui me räägime just tervishoiust, et kuidas ta neid otsuseid vastu võtab ja põhjendab. Kui me räägime üliõpilastest, siis ütleme esimesel kursusel neil väga palju neid teadmised seal taustal veel ei ole. Me nagu keerulisemalt või mitte keerulisemalt, kergemalt läheme keerulisemaks, mis tähendab seda, et esialgu on sellised baasteadmised ja õendusprotsess ja tegelikult nad teevad ka hoopis selliseid simulatsioone, kus nagu võib-olla anamneesi võtta või nagu mõelda hoopis teistmoodi. Teisel kursusel me jõuame juba ütleme kliiniliste sekkumiste ja haiguste või mis iganes erilisemate olukordade kombineerimiseni. Kolmas kursus selgelt juba vaimne tervis, intensiivõendus, tervisõendus, hoopis juba, kus sa pead palju rohkem võib-olla oma kriitilist mõtlemist demonstreerima. Et ta peaks tulema nagu tasa ja targu, et kui nagu liiga sügavasse vette kohe alguses need üliõpilased visata ja võib-olla veel liiga vähe nagu selgitust ka anda, siis me lihtsalt hirmutame need ära. Aga minnes niimoodi tasa ja targu, siis saabki öelda, et varsti oleme juba 10 aastat siin niimoodi õpetanud, et ka nende jaoks tundub normaalne, et ka töökeskkonnas jätkatakse nende simulatsioonide tegemist. Just, mina meenutan, et meil lisaks naistekliiniku simulatsioonikeskuse meil on ka simulatsioonimeeskond, kes käibki kokkuleppe plaani järgi oma elustamisnukuga, läheb osakonda, viskab seda nukku palatisse, voodisse ja kutsub õde, ütleb elustama. Või mitte kohe elustama, vaid kutsub, et patsiendil on paha. Ja siis tõesti tõeliselt töökeskkonnas see õde tuleb palatis ja saab teada, et tegemist on raske patsiendiga ja ta hakkab toimetama ja pärast toimubki debrief ja tegelikult see aitab ka parandada töökeskkonda, sellepärast see kohe näitab kõik need nõrgad kohad ka, et kas on teadmiste nagu puudus või inimene satub paanikasse või inimene ei tea, kus ühed või teised vahendid asuvad ja kõik see on tegelikult kohe osakonna juhile selline otsene tagasiside, et millega ta võiks tegeleda, kuidas ta võiks parandada tegevusi või osakonnas asju ja nii edasi. Et selles mõttes, et selle simulatsiooni õppel on ka niinimetatud pikad käed, et siin me alustame sellega, inimesed saavad nagu algõppe, et kuidas sellega toime tulla ja pärast tegelikult me ju kõik ütleme, et tervishoiu töötaja koolitus ei lõpe mitte kunagi. Ta õpib terve elu. Ja kas ta õpib simulatsiooni kaudu või ta loeb artiklit või loeb erialakirjandus ja nii edasi. Vahet ei ole, käib ta koolitustel, ta õpib praktiliselt iga päev. Ma tõesti kindlasti eeldan, et meie kuulajatel on väga huvitav on ka see, et
Aga kui kallis see lõbu on? Tõesti, see on väga kallis ja meil nii-öelda esimesed nukud, mida me siin soetasime juba 2012, oli see nii-öelda algus, kus me rääkisime kõrgtehnoloogilistest nukkudest, et need üksikvahendid, kus siis harjutatakse teatud otsest tegevust, on need seal käed või süstimismulaažid, et nende puhul loomulikult on neid kasutatud juba ammu ilma, aga need esimesed nukud, üle 10 aasta on siis nad meil olnud ja sel ajal siis küll ühe Euroopa Liidu projekti toel me saime alustada sellega ja tookord me jõudsime kogusummas ikkagi koos ehitusega, mis siis ka kahtlemata on üks osa, et need ruumid kohandada, et see ei ole, et saab muidugi ühes ruumis, kus on neli seina, eks ju, teha. Terviskoju kõrgkooli terve teine korrus. Teine korrus ja tegelikult ka osa 3. korrusest, et debriefingud on meil siis hoopis sellelt põhikorruselt välja viidud, sest ruumi oli lihtsalt vaja laiendada ja need ei pea olema selles otseses seoses seal nende nii-öelda palatite vahel, eks ole. Et jah, siis me jõudsime juba tol ajal üle 1 miljoni euroni, et tänaseks oleme me seda kogu aeg siin laiendanud ja mis on ka veel selline suur kulukoht õppes on need vahendid, igapäevased vahendid, mitte simulatsioonivahendid, aga simulatsioonis kasutatavad vahendid, mis on päris meditsiiniseadmed, et on nad siis elustamisvahendid, ka monitorid, EKG aparaatid, kõik sellised vahendid, need on päris need, mida siis ka kasutavad meie tervishoiuasutused. Samu aparaate saab kasutada meie nukkude peal, kus nad näitavad neid vajalikke parameetreid, siis mida õppejõud on sinna sisestanud. Aga mitte ka see ei ole veel kõik, vaid ka need muud vahendid. Alustame süstaldest, kanüülidest, nasokastraalsondidest, et need vahendid tuleb ka kõrgkoolidel. Kas need on päris vahendid? Need on päris vahendid, just need vahendid, mida ka kasutab kiirabi, mida kasutab haigla. Kanüül on täpselt see sama ja me soetame neid siis ka meie ravimfirmade kaudu, nii et need ei ole simulatsiooni. Tahtsin öelda, kas on ilagi mänguasjad? Ei ole, need ei ole mänguasjad, need on päris asjad, aga meie kasutame neid mängult. Et mingid karumõmmid ja süstimiseks enam te ei kasuta, et teil on ikkagi kaasaegset õppevahendid, mille peal on võimalik siis proovida kõik need sekkumised just. Teostada. No ma ka alles üks päev läksin siit kolleegi tunnist mööda, tund oli lõppenud, niigi ju arutame oma asju, et jällegi üks kursus käib, et mida keegi kuskil räägib, hüppasin talle klassi ja siis vaatasin ka, et jällegi on uued mulaažid, mida süstida, millel on nahkreaalse, millel saab ühte süsti teha paremini. No pole miskit öelda, ei anna nagu võrreldagi sellega, millega teie varem, mina hiljem, aga millega omal ajal sai nagu õpitud, et nad on juba päris tõe-truu tunne tekib seal küll. Kuigi on tegelikult ju ainult mulaaž. Aga see ongi koht, kus koha peal saab need esimesed katsetused ära teha. Ja kui ka valesti läheb, ei juhtu midagi. Harjutame nii kaua, kuni ei lähe enam valesti. No simulatsiooniõppe ei ole ainult ju õdede õppe osa. Et tegelikult Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli kliinikumis arendatakse praegu ka arstide simulatsiooniõppe ja kus Kaitseväe Akadeemia. Kaitseväe Akadeemia, just nimelt, et kõik need keerulisemad protseduurid, need esimesed korrad, kuidas viia bronkoskoop sisse, et vaadata kopsu sisse, kuidas siis ka mingi muu protseduuri teha, et tegelikult see käeline tegevus, et see maitse saada, et see oskuslik, ma ei tea,
laringoskoopi hoidmine käes ja nii edasi. Et tegelikult see on ju väga hea, kui on võimalus nagu simulatsioonikeskuses läbi mängida, läbi proovida, jälgitakse sind, parandatakse sind ja noh, selles mõttes see on tõesti, tekitab selline, sellist turvatunnet, et sa nagu mängisid läbi, et kui sa haiglas pead juba võtma seda kätte, siis lootus on, et keegi haiglas ei tee suuri silmi, et kuidas sa ikka võtad seda ühte või teist vahendit kätte ja nii edasi. Jah, aga mitte ainult ju nii-öelda seda tavapärases mõistes õppijat me ei õpeta, vaid meil oli ka siin alles augustikuus üle kõrgkooliline õppepäev, kus ka meie enda õppejõud õppisid esmaabi, traumapatsiendi käsitlust, arteriaalse žguti panekut, need on nagu need asjad, mis on tulnud võib-olla meie ellu sellisest reaalsest vajadusest ja sellest, missugused ohuolukorrad võivad päriselt tekkida, et siis oli see keskkond jälle nii-öelda ka sellele meie tavapärasele õpetajale endale jälle õppimiskoht, et mitte kõik õppejõud ju ei õpeta meil selles simulatsioonikeskuses, et meil on teisi õppejõudusid, kes õpetavad teisi aineid ja ei ole simulatsioonikeskusega niivõrd seotud, et see oli ka üks selline väga, väga vajalik kogemus võib-olla meile endile jälle. Aga unistage palun. Unistage natukene ja unistage, kuhu te siis jõuate oma simulatsiooniõppega ja simulatsiooni-keskusega, et kus te olete aastal 2050? Ma alustan, lihtsalt sellele on võimatu vastata, sellepärast, et see simulatsioon areneb nii kiiresti, et lihtsalt ka lugedes võib-olla, mida mõni kolleeg on kirjutanud, et kes on mingit magistritööd või midagi kirjutanud, et siin mingil ajal, 10 aastat tagasi, oli mingi hulk simulatsiooni kirjandust. Sellest veel omakorda 5 aastat tagasi oli see mitmekordistunud see hulk. Ta nagu kasvab plahvatusliku kiirusega, see, mida katsetatakse, millega mängitakse. Isegi meil on ju kolleeg, kes siin teeb nagu sellist room escape game, nagu mängu sellist, kus nagu ruumist kuidagi vihjete abil välja saada, mis on integreeritud täielikult ka nagu aine teemaga. Et kujutan ette, et see on natuke isegi võimatu ette kujutada, kuhu on võimalik lõpuks sellega kõigega välja minna. Jah, ja kahtlemata, eks ole, ka see kõrgtehnoloogiline tehnika, et tänased nukud, mitte kõik meie nukud ei ole muidugi praegu sellised, et sa võid ta ära vahetamiseni ajada segamini päris patsiendiga, aga osad nukud küll on meil sellised, et kaugelt vaadates vähemalt on need nii realistlikud, et sa ei saa aru, kas ta on nüüd inimene või nukk. Ja kogu aeg see tööstus areneb, teenib seda, et aina realistlikumaks, aina selliseks inimesele sarnasemaks need nukud lähevad, ka materjalid, et just see sama naha osa, eks ole, et katsudes sa võid ära vahetamiseni segi ajada, et kas on päris inimese nahk, ka oma selliselt võib-olla soojuselt, eks ole, ja sihukene tunnetuse koha pealt või on see nukuga tegemist, et ma ei tea, 25 aasta pärast on ilmselt võib-olla kõik nukud, eks ole. Tassin just öelda, et 25 aastat on lihtsalt nii tohutu pikk aeg selles valdkonnas, sest see areneb nii kiiresti, aga me võiksime siin 5 aasta nagu selliseid suuri plaane ju teha, et siin tuli ka juttu enne juba, et multidistsiplinaarne koosmäng, eks ole, et meil on ju teisi õppekavasid ühte ja teistpidi võtta, kellega koos neid simulatsioone läbi viia või täpselt seesama, et need standardiseeritud patsiente proovida, et tõesti, et mingite oskuste harjutamisel see kõrgtehnoloogiline simulaator on täiesti asendamatu, et ta lihtsalt nagu, ta annab nii palju juurde. Samas jällegi, et selleks, et suhtlemist õpetada, mis on ka üks üldse tervishoiutöötajal väga tähtis omadus, et suhelda, siis selle nukuga ikkagi, isegi kui see nukk sulle nagu õppejõu häälega vastab, ei ole see sama, kui sul on see mängupatsient seal, see inimene, kes siis tegelikult
liigub ja mõtleb ja ütleb seda, mida võib-olla õppejõud oli keskinud üldse öelda, et noh, see on nagu need asjad, kuhu võiks nagu liikuda, et see standardiseeritus natuke ja see ühtsus nagu kvaliteedis ja sellisest nagu arusaamas, et noh, täna ka ju meie vestlus nagu käib nii selle praktilise õppe ja simulatsiooni nagu vahepeal, et noh, tegelikult selgelt üks on praktiline õppimine ja teine on simulatsioon. Et kui saaks nagu selle simulatsiooni, et paljud teevad simulatsiooni, mul on simulatsioonitund, aga et kui see sisu ei vasta nagu sellele simulatsioonile, vaid pigem on nagu praktiline harjutamine, siis võib-olla noh, see oleks see arengu koht, et liigume nagu ühte sammu, et mida me nagu eeldame, mis meie tase on. Mõni aasta tagasi uute standarditega simulatsioonis tuli välja see, et õppejõud peaksid käima üksteise simulatsioone vaatamas ja siis need õppejõude pärast tagasisidestama ja debriefima, et me nagu ka ise nagu oma oskustes areneksime. Et noh, need on need lühikese aja asjad, et seda ma tõesti 25 aastat edasi ei suuda ette kujutada, mida see maailm meil ette viskab, see, ma arvan, et fantaasial ei ole siin piire, aga meil on ka päris palju asju, mida me siin 5 aastaga saaksime teha ja ikkagi kõvasti paremaks minna ja areneda. Jah, et kui mõelda, et see meie selline keskuse ajalugu alates, noh, ma isegi ei räägi sellest, kus me nimetasime seda nüüd keskuseks, vaid nendest esimestest nukkudest ja nende soetamisest on möödunud ainult 12-13 aastat ja kui palju selle ajaga on muutunud ja palju me oleme ise arenenud, et noh, nüüd 2 korda rohkem aega siia juurde mõelda, siis noh, täna me ei näe seda, missuguses seisus võiks olla meie keskus siin 2050. aastaks, et see... No me kindlasti näeme seda. No me näeme, aga täna ei kujuta seda, et see on spekulatsioon. Mul on ka 4 korrust ja lisamaja ja... Just, ja ma ootasingi seda, et te ütletegi, et siin ehitame juurde korruseid ja arendame nii ruumiliselt kui ka vahendeid ja nii edasi, et loomulikult. Just, et noh, siin on ka see, et missuguse kuju võtab selline teooria, loengute, seminaride õpe või väljund ja metoodika, et ka praegu me oleme ikkagi väga palju läinud ju virtuaalõppe peale ja noh, võib-olla tõesti, et tulevikus ongi virtuaalõpe pluss majas on simulatsioon, et noh, me ei tea. Jah, elame-näeme. Valikuid on tõesti palju, et see on noh, et alles ju siin üks päev, kui mängisime selle mõttega, et aga kui teeks siia 1 päevaks nagu haigla, et noh, meil on õe post, meil on siin hulgalisi palateid, võtaks kui mitu õppetooli. Noh, kõik see on võimalik, aga noh, jällegi, et noh, päriselt, et kuidas see nagu käiku panna, et see natuke tahab rohkem vaeva kui ainult idee-välgatus. Aga noh, ma arvan, et siin on lihtsalt nagu ikka särav tulevik sellel keskusel. Jah. Ma tänan teid väga meeldiva vestluse eest ja ma võin öelda, et ma sain aru, et ilma simulatsioonikeskused Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tulevikku ei ole. Ei. Kahtlemata ei ja ma arvan, et üldse tervishoiu valdkonna õppes noh, nüüd enam nagu tagasi minna ei saa, et nii nagu sa ise tõid välja selle Tartu Ülikooli puhul, kus on simulatsiooni-keskus juba või keskkond loodud ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil, et noh, see on lahutamatu ja see ei muutu ilmselt selles mõttes, et kas see tulevikus ka nii on. Ma tänan väga meeldiva vestluse eest. Täna meie stuudios oli arutlemas simulatsiooni õendusõppekavas eksperdid ja simulatsiooniõppe praktikud on siis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Teele Vaga ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õendusõppetooli juht Kristi Puusepp ja mina, Aleksei Kaidenko, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud ning Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse liige.